Täna on aeg selline, kui viljad on pead välja ajanud ja tegelikult me saame esimesi tulemusi näha põllu peal, et me saame esimesi kokkuvõtteid teha ja plaane juba uueks aastaks. Väga hästi minust võtsimisega see aasta on läinud, arvestades neid olukordi, mis oli kevadel selle jaheda ja vihmase perioodiga. Talviste plaanidega me olulisi muutusi ei pidanud tegema, küll aga kevadised ilmad olid limiteerivad taimekaitsetöödel ja oleme pidanud väga palju läbi mõtlema pagisegusid. Sellel hooajal preparaadid on väga hästi toiminud, nii talinisul kui ka taliodropõldudel ei olnud väga suurt haiguste levikut või võiks isegi öelda, et ei olnud peaaegu üldsegi. Sest tooted, mis said valitud, olid väga heal tasemel. Need maikuised vihmad tegelikult taliviljadele mõjusid väga hästi ja tuli mängida ümber ka taimekaitse norme. Just suurendades, kuna potentsiaali on. Kuna eelmised aastad on juba näidanud, et need ilmastikutingimused on väga muutuvad, oleme üritanud ikkagi kohaneda nendega mitte eest ära joosta. Selle tõttu oleme ka valinud laia toimespektriga ja võimalikult palju erinevate toimeainetega preparaate. Kuni praeguse hetkeni, põhimõtteliselt juuli keskpaigani, suudab taime ennast väga hästi veel tervena hoida. Kõik päevad, mis taimelehed on terved, on minu jaoks puhas võit saagi poole pealt. Aga kui me vaatame siis seda preparaadi nimestut, mida me kasutame, siis tegelikult selle asja märksõna tegelikult ongi paindlikkus ja me peame ise olema kohanemisvõimelised vastavalt ilmastikule, et me saaksime neid preparaate ikkagi kasutada, sõltumata ilmastikutingimusest. Meil on täna need valikud ja meil on see paindlikkus olemas, et ma julgustaks kindlasti vaatama põllule otsa ja tegema need otsused põllu ääres. Hooaja jooksul sain selgeks selle, et me ei saa enam jääda lootma enda vanadele teadmistele, et meil on saagi ootused, suuremad sordid on uuemad, koos sellega käib kaasas ka uuemate ja ka agressiivsemate haiguste surve. Julgustaks teisi põllumehi ka kasutama uusi tooteid. Tihtipeale uued tooted on haiguste suhtes tugevama toimega. Mina omas ettevõttes jälgin põlve, ehk siis need põllud, kus on suurem potentsiaal, nendel põldudel kasutan kõrgemat kulunormi, ehk siis saada kogu potentsiaal põllud kätte. BASF. We create chemistry.